kuulate Regionaalhaigla Tervisepooltundi. Tervist, te kuulate Regionaalhaigla Tervisepooltundi. Täna räägime vereanalüüsidest. Mina olen saatejuht Hando Sinisalu ja minu vestluskaaslaseks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboratooriumi juhataja, ülemarst doktor Marge Kütt. Tere! Tere! Vereanalüüsid on nagu rahva seas selline võib-olla kõige tuntum analüüs ja tihti arvatakse, et vereanalüüsi tulemustel on võimalik diagnoosida peaaegu et kõike, et mõnes mõttes on selle analüüsi selline nagu ütleme tähtsus inimeste jaoks nagu väga suur, aga mis see tänapäeva meditsiin selle koha pealt ütleb, et mida siis saab vereanalüüsi abil diagnoosida ja mida veel ei saa või üldse ei saa? Üldiselt arvestatakse praegu niimoodi, et umbes 70% kõikidest raviotsustest, mis patsientide suhtes tehakse, toetuvad kaudselt laboriuuringute tulemustele. Ehk laboril tegelikult on tõesti väga suur tähtsus, kuid see kaugeltki ei tähenda seda, et see 70% toetuvad sellisel juhul ainult laboriuuringu tulemustele. Enamik nendest raviotsustest vajavad lisaks laboriuuringutele veel täiendavaid erinevaid uuringuid, kindlasti patsiendi seisundi hinnangud, kindlasti patsiendi anamneesi ja kindlasti infot tema kaasuvate haiguste kohta. Ehk laborianalüüsid on väga olulised, aga kindlasti ei saa neid üksinda kontekstist välja lõigata ja öelda, et nende põhjal ainult saame teha otsuseid inimese tervise või haiguse koha pealt. No perearstid ülemäära varmalt ei kipu selliseid kergemate kaebustega patsiente analüüsi tegema saatma või siis on teatud asjad, nagu näiteks mul endal oli kogemus borrelioosi kahtlusega, mille puhul ei kiputa väga kergelt seda analüüsi lubama ja siis jääb inimesele üle võimalus minna ise, maksta selle eest ja teha ise endale vajalikud analüüsid ja uurida just täpselt seda, mida ta siis soovib, et kust maalt see teie arvates see optimaalne piir läheb, et mida siis on mõtet teha, et patsient ju mõtleb, et kui juba vereanalüüsi teha, et siis võiks juba kõik võimalikud asjad sealt järgi vaadata, et oleks süda rahulikum ja nii-öelda üks vere võtmine, et ühe valu kannatamine, aga samas see päris nii ei ole, et mida rohkem asju uurida, seda suurem on ilmselt ka selle hind ja muud kulud, et kuidas moodi nüüd seda optimaalselt paika panna, et kust maalt on see piir, kust tasub veel uurida ja lisaasju juurde võtta ja kust maalt see läheb siis võib-olla selliseks liialduseks juba? Eks see piir on üsna keerukas paika panna nagu kõiki piire. Et ma võin võrdluseks öelda seda, et meie labori Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboratooriumi menüüs on umbes 800 laboratoorset uuringut, et kui patsient pöördub ja soovib ise verd võtta, siis kindlasti me ei soovitaks tal tellida 800 uuringut, sest see summa on üsna astronoomiline, ma ei oskakski pakkuda, mis seda nagu katab. Et kindlasti tasub, et sellest uuringust oleks kasu, peaks üsna täpselt teadma, mida me selle uuringuga teada tahame ja sellisel juhul ka vajadusel pöörduma arsti poole, et üle hinnata, et kuidas moodi seda uuringut hindame. Ja kindlasti, mida me ei soovita, me saame määrata haigust, me saame määrata patoloogiat, me saame laboriuuringutega vastata vahel konkreetsele küsimusele. Küsimus, millele me vastata ei saa laboriuuringute põhjal, on see, kas ma olen terve. Ehk ei ole olemas parameetrid, mis määraks tervist ja ääretult ohtlik on see, et kui inimesel on mingid liiki kaebused ja ta selleks, enne kas ta nüüd läheb arsti juurde või mitte, teeb laborianalüüsid, jõuab järeldusele, et tema valitud uuringud on korras ja otsustab, et ta ei peagi kuskile pöörduma, sest veri oli ju korras. Et see on kõige ohtlikum olukord, mida me nende tasuliste uuringutega ette näeme, et kui inimene tellis endale mitte vajaliku uuringu, siis ta võib-olla ei saa seda õiget vastust oma küsimusele, see võib-olla on ka teatud tingimustel ohtlik, aga pigem see, et selle põhjal ei tohiks jätta arsti juurde pöörduda, kui on olemas reaalsed kaebused.
nojah, see on isegi täiesti populaarne selline sünnipäevakingitus, et kingitakse mingi uuringupakett ja seal on isegi sellised kõlavad nimed nagu südamerahu pakett ja muud sarnased ja siis inimene võib-olla eeldab, et kui ta selle südamerahu paketi ostab ja need analüüsid ära teeb ja need tulemused ei näita midagi kahtlast, et siis ongi kõik hästi, et siis ei olegi muret rohkem, et selline võib-olla vale optimism tekib sellest. Täiesti nõus, et kui on täiesti terve inimene, kellel ei ole ühtegi kaebust ja kes läheb, soovib endal aeg-ajalt teha tasulisi laboriuuringuid lihtsalt selle mõttega, et äkki on midagi kahe silma vahele jäänud ja veenduda selles, et võib-olla ei ole. No ma ei näe selles otseselt midagi halba, kui ühtegi kaebust ei ole. Aga meie negatiivseim kogemus oli aastaid tagasi, kus tõesti niinimetatud südamerahu paketi nime all määrati inimestele tasuliselt kasvajamarkereid ja see tekitas minus kui arstis tõelise õuduse, kaasa arvatud minu onkoloogidest kolleegidest, sest paraku näiteks just nimelt need niinimetatud kasvajamarkerid muutuvad positiivseks ja hakkavad midagi näitama siis, kui tegemist on kaugele arenenud kasvajaga, aga inimene, kellel on kaebused, kes peaks pöörduma, temal sagedasti on need asjad negatiivsed, et sellist südamerahu tõepoolest ei ole vaja, et me võime inimesele väga palju halba põhjustada sellega. No samas on mõned näitajad, nagu näiteks kolesterool või ka veresuhkur, mida võiks ju inimene nagu tervisekontrolli huvides regulaarselt ise kontrollida, aga samas otseselt perearst neid nii-öelda haigekassa kulul ei pruugi määrata, et mis laadi asjad need on, mida nüüd inimene, kes tõesti hoolib oma tervisest ja kes on valmis natukene selle peale ka raha kulutama, et mis on need asjad, mida võiks siis regulaarselt jälgida ja mida nagu tingimata ei pea, aga mis nagu annavad siis sellist kerget südamerahu. No eelpool nimetatud kolesterool ja tema taseme teadmine ei ole kindlasti mitte halb. Et võib-olla ka sellised analüüsid, mida inimene aeg-ajalt kontrollib ja mida võib ka tasuliselt teha, on tõesti see rutiinne hematoloogiline uuring, kus on kirjas nii hemoglobiinid kui leukotsüütide arvud, et ma ei näe ka midagi halba, kui see analüüs ei ole ka inimesele rahaliselt väga koormav, kui ta seda aeg-ajalt kontrollib. Kindlasti on veresuhkur selline näitaja, mida samuti võib perioodiliselt kontrollida, eriti kui on teada, et on perekonnas mingisuguseid probleeme olnud näiteks diabeediga. Ja kõige tavalisemad kliinilise keemia uuringud nagu näiteks kreatiniin neerufunktsiooni uuringuna või siis alaniini aminotransferaas, laktaat, dehüdrogenaas, maksauuringutena, et ma ei näe midagi halba, kui inimene on seda aeg-ajalt kontrollib. Ja kindlasti, mida ka sageli tasuliselt tehakse ja on mõistlik, et ka seksuaalsel teel levivaid infektsioone, eriti kui on inimesel on põhjust kahtlustada, et on tal olnud kas kaitsmata vahekord või seda, et aeg-ajalt kontrollida näiteks oma vereanalüüsi HVI, HIV-viiruse suhtes, süüfilise uuringud, et ma ei näe ka midagi halba, et inimene vajab võib-olla teatavat privaatsust ja aeg-ajalt soovib need ka üle kontrollida. Kas või selleks, et olla kindel, et need on jätkuvalt negatiivsed, et need uuringud ilmselt sobivad hästi sellesse paketti. Nüüd enamikud vereanalüüsid eeldavad siiski veenist vere võtmist ja see omakorda eeldab nagu professionaali, kes seda verd võtab, et kas te näete ka nagu arengud sinna suunas, et see analüüsi võtmine muutuks mugavamaks selles mõttes, et inimene saaks seda ise teha, et tegelikult ka COVID-i ajal see kodus ise testimine muutus väga populaarseks ja kindlasti see ka vähendab meditsiinisüsteemi koormust, et see on tihti selline pudelikael, et neid vereanalüüse just õdedest, kes neid analüüse võtavad, on ju väga suur puudus, et kas te näete, et tulevik on see, et inimesed saavad ise kodus enda selle vereproovi võtta ja siis selle kuhugile laborisse saata?
Tegelikult ei näe, sellepärast et selles suhtes on maailmas küll ka mitmes suunas tööd tehtud ja on arendatud välja ka testsüsteeme, mis kasutavad nagu ka Covidi ajal sülge ja muid kergesti kättesaadavaid kehavedelikke. Kahjuks see tõde on selles, et nendest materjalidest määratud tulemused ei ole siiski tõenduspõhised, referentspiirid on keerulised ja need materjalid alluvad ka väga paljudele muudele mõjudele, mistõttu nagu otsust, et kas tegemist on patoloogiaga, tervise või haigusega, on nende materjalide põhjal üsna keerukas otsustada, nii et ma arvan, et praeguse seisuga tõenäoliselt see veeniveri ja tõesti hästi professionaalne proovivõtt siiski jäävad teemaks, et hetkel ma ei näe, et veeniverd asendaks kas vereplekk või sülg või uriin, mis oleksid siis nii-öelda põhimõtteliselt, loogiliselt võttes nagu arvestatavad asendusmaterjalid, aga hetkel küll ei näe seda. No ma lapsepõlvest mäletan, et siis kõik analüüsid, mis lapsele tehti, olid ikkagi sellest näpuotsa verest või siis verepleki analüüsid ja ma vist veenivere analüüsiga puutusin alles juba täiskasvanu eas kokku, et siis oli see, omal ajal oli see näpuotsast vere võtmine nagu levinum kui praegu, et praegu nagu ei meenugi eriti, et seda tehakse, et mis selle põhjendus on? Tegelikult põhjendus ongi selles, et see materjal, mis me sõrme otsast saame, sisaldab väga sagedasti koevedelikku, kui see on sinna sisse pigistatud ja need tulemused omavahel on, et seal on nagu rohkem selliseid ebaselgeid ja sellest proovivõtust tingitud tulemusi. Pealegi see materjali hulk on üsna väike, nii et näiteks kliinilise keemia uuringuteks sellest ei piisa, et eks see sõrmeotsa kasutus oli ka seotud sellega, et neid uuringuid oli väga vähe, laboriuuringuid ja reeglina tehti sellest ära sel ajal hemoglobiin ja leukotsütoos ja settereaktsioon ehk sisuliselt 3 uuringut. Praeguse suure arvu tõttu tõesti me sellest materjalist ka ei piisaks. No see veenivere võtmine tekitab paljudes hirmu ja tegelikult ka praegu ju küsitakse, et kas te kipute minestama või kas te kardate, et selles mõttes ilmselt on põhjus, miks neid küsimusi esitatakse, et kui palju see hirmu komponent seal osutub segavaks, et võib-olla inimesed, kellel tegelikult oleks vaja analüüsi teha, jätavad seda tegemata, sellepärast et nad lihtsalt sõna otsa mõttes kardavad seda nõela. Ja mida selle hirmu leevendamiseks teha annab, kui mõni on selline, kes tõesti kardab seda? Eks see on probleem nii laborimeditsiinis kui ka mujal meditsiinis, näiteks ka radioloogias on probleem inimestel, kellel on klaustrofoobia ehk kinnise ruumi kartus ja kui neil on vaja teha kas kompuuter- või magnetuuring, siis on olemas ka patsiente, kellel seda uuringut lihtsalt teadvusel olles teha ei saa, sest see oleks tema jaoks, see ei olegi nagu tema jaoks reaalselt talutav. Veeniverega on need samad probleemid, et kindlasti julgustaks patsiente andma teada, et nad kardavad, et nad on varem minestanud, et nad võivad ühesõnaga viimasel hetkel reflektoorselt käe ära tõmmata, et nendega on seda varem juhtunud, et seda võib nagu julgelt verevõtjale öelda, et see ongi problemaatiline, et ega ja samas me teistmoodi seda väga teha ei saa, et katsuda siis lihtsalt öelda, et minu ikka lähebki rohkem aega ja ma olen väga, väga tundlik selles suhtes, et ega ma muud nõu ei oskagi siin anda. Nüüd seoses verevõtuga veel kogu see protseduur, millal ja kuhu tulla, et siin on ka nagu palju selliseid ma ei tea, kas müüte või siis eksiarvamusi, et üks on see, et tingimata tuleb seda teha hommikul esimese asjana enne hommikusööki, et ei tohi süüa ja juua enne vere andmist, et kuivõrd põhjendatud see on või on see ka selline mingi ajalooline igand juba? Tegelikult see on ajalooline igand, sest praktika ütleb, et kõikides laborites, kõikides riikides võetakse tegelikult ambulatoorsetel patsientidel vereproove mitte hommikul kella 7-st kella
10 või 11, vaid tegelikult võetakse terve päeva jooksul, samamoodi me võtame ju terve päeva jooksul analüüse patsientidest, kes satuvad meil erakorralise meditsiini osakonda. Ja me ei jäta tal võtmata vereproovi, ütleme, et me ootame teda söömata järgmisel hommikul tagasi. Et samas ei saa öelda, et see müüt oleks nagu 100% põhjendamata, et meil on meie laboris küll meie 800 uuringust on 6 või 7 uuringut, mille puhul on see hommikune paastumine oluline, aga see protsent on tegelikult ääretult väike. Et inimesi küll julgustaksin seda, et võib tulla vereanalüüse andma päeva jooksul, soovitav, et viimasest einest oleks möödas umbes 3 tundi, et sellisel juhul on ka veresuhkrud, kõik muud näitajad tegelikult taastunud, et vahetult peale rikkalikku einet vereproovi anda ei soovita sellel põhjusel, et veres võivad liikuda siis ringi rasvatilgad või külomikronid, mis teevad selle analüütilise protsessi keerukaks ja seda proovivõttu tuleb korrata. Aga kindlasti see ei tähenda seda, et inimesed peavad olema kõikidele proovidele tulema hommikul tingimata või kui ta peaks tulema pärast lõunat, et ta peab hommikus saadik nälgima, et see ei ole kindlasti põhjendatud. No teine selline võib-olla takistus on see, et need vere andmise kohad või verevõtu kohad, et neid ei ole tingimata väga palju ja inimesed võib-olla tänu tugevatele reklaamikampaaniatele on siin mõne erafirma laboritega juba nagu harjunud, aga kui mugav see tänapäeval on, et kui kaua peab ootama ja kui kaugele minema selleks, et vereanalüüsi teha? See on kindlasti oluline küsimus ja inimesed oskavad hinnata oma aega ja mugavust järjest rohkem. Nii et sellega tuleb arvestada. Et regionaalhaiglas praegusel hetkel on tõesti võimalik anda vereproove Mustamäe haigla korpuses. Lisaks sellele meie 3 partnerhaiglas, see siis tähendab Rapla haiglas, Hiiumaa haiglas ja Läänemaa haiglas ja ka meiega partnerlepingus olevas Järvamaa haiglas. Ehk inimene, kes elab nendes maakondades, tõepoolest ei peaks vereproovi pärast Tallinnasse sõitma. Ja kindlasti me kavatseme selles suunas ka edasi tööd teha, et tõesti on olemas protseduure ja uuringuid, millega pärast inimene peab sõitma teisest üksusest, kuid vereproovi andmine peaks muutuma patsientidele mugavamaks ja kodulähedasemaks. Nüüd, kui öelda, et võib anda ka teistes laborites, jah, võib küll, aga meil peame ka sisuliselt arvestama päris paljusid asjaolusid, kaasa arvatud seda, et laborite erinevad mõõtemeetodid ei ole kõik omavahel võrreldavad, et see, et nad on erinevad, ei tähenda, et on olemas õigemad ja vähem õigemad. Nad on kõik õiged, aga see, kui me ühte inimest konkreetselt teda ja tema tervist selle ühe näitaja järgi jälgime, siis on üsna palju näitajad, mille puhul on väga oluline, et see oleks tehtud sama meetodiga soovitatavalt ka samas laboris. Ja tänu sellele me peame mõnevõrra ka arvestama, et see vereproov, mis antakse, oleks pärast ka igas mõttes kasutatav. Ehk jah, need proovivõtu mugavust tuleb laiendada, aga päris nii lihtne see ei ole ka, et laborianalüüs on sama laborianalüüs, ükskõik kus teda ka teostatakse, et see on pisut keerukam koht siin. Aga see tähendab seda, et kui näiteks eksperimendi mõttes anda üks ja sama vereproov näiteks 3 erineva sellise kõrgel tasemel labori kätte Eestis, et siis need tulemused ei ole täpselt 100% ühesugused? Ei, kindlasti ei ole, kui me veel valime 3 laborit, mis näiteks nende uuritavate analüüside osas kasutavad 3 erinevat uuringumeetodit. Et on analüüsid, mis ei ole väga meetodist sõltuvad, aga on analüüsid, mis on väga meetodist sõltuvad, eeskätt just immuunanalüüsid ja näiteks ka need samad eelpool mainitud kasvajamarkerid kuuluvad sellesse rubriiki. Et teatud juhtudel meil on vaja seda väga teha ja arvestada, et mitte põhjustada segadust patsiendi seisundi hindamisel ja tema nii-öelda dünaamika interpreteerimisel. Aga see tähendab siis seda, et soovitav oleks eriti dünaamika puhul ikkagi teha analüüsi ühes ja samas laboris ühe ja sama metoodika järgi, et oleks võimalik need paremini võrrelda omavahel?
teatud uuringute puhul küll, et ma ütleksin, et võib-olla mõningate uuringute puhul mitte, et tõesti lihtsamad uuringud, et veresuhkur tehtud erinevates laborites peaks olema omavahel võrreldav. Kindlasti tulevad ka mängu nii-öelda laborite erinevat kvaliteedi tagamise süsteemid, et ka need on erinevad ja meil puudub Eestis ka näiteks laborite akrediteerimise nõue, nii et seega on meil tegelikult ka erinevate tasemetega laborid olemas, et kõikide faktidega tuleb arvestada, sest kokkuvõttes me ikkagi tahame, et see ebameeldiv vereproov oleks asja eest tehtud ja et tulemused oleksid igas mõttes õieti hinnatavad. Aga kui sageli tuleb seda, et te kas või siin oma labori piires need tulemused tunduvad kahtlased ja siis te otsustate teha kordusanalüüsi, et seal võib olla ju mingi inimlik viga või mis iganes reaktiivi probleem või juhtub ju selliseid vigu ka piltlikult öeldes kosmoselendudel, kus on nagu kõik tehtud selleks, et mitte midagi ei juhtuks, et see ilmselt on vältimatu, et kui sageli seda ette tuleb, et vaja on kordusanalüüsi teha? Ikka tuleb, need on väga paljud erinevaid põhjuseid sellest, see võib olla proovimaterjalist tingitud, võib olla seotud sellega tõesti, et me kontrollime küll oma laborimeetodeid, aga kahtlaseid tulemuste puhul on kordusanalüüs kindlasti näidustatud. On olemas ülikõrgeid, ülimadalaid tulemusi, me saame ka vaadata oma patsientide suhtes, näiteks tema eelmist tulemust, sellega üldse mitte kokku sobiv tulemus kindlasti tähendab seda, et tuleb üle vaadata. Ja ka kindlasti me peame arvestama, et meil võivad olla proovimaterjalid, patsiendi kleepsud, midagi veel segamini läinud, et ma arvan, et tegelikult selliseid ületegemise kontrolliga ja probleemi lahendamise olukordi suures laboris tuleb kindlasti ette iga päev erinevates punktides ja jõuame ka erinevatele järeldustele. Ja kindlasti oleme ka alati väga tänulikud tagasiside eest oma kolleegidelt ja ka patsientidelt, kes on meie tähelepanu juhtinud, et näiteks minu vereproovi tulemus või minu tulemus on minu arvates kahtlane, mul ei ole varem selliseid tulemusi olnud, et kui selline asi peaks ka inimestega olema, et laborid on väga tänulikud selle eest, kui anda tagasisidet, sest kõik see, millega me võime kätte saada mõne juhusliku vea, on väga oluline. Räägime paar sõna tulevikust ka lõpetuseks, et kui palju nüüd Põhja-Eesti Regionaalhaigla labor erineb, ma ei tea, maailma absoluutsetest tippudest, ma ei tea, kus need iganes on, USA-s või Jaapanis, et kui suur see tasemevahe on, et mida saab teha maailma kõige eesrindlikumas laboris, mida meil siin veel ei saa, aga võib-olla juba mõne aasta pärast saab? Kindlasti on, arvestades, et meie Eesti populatsioon on ainult 1,3 miljonit, et kindlasti on selliseid uuringuid, mida me praegu tellime väljastpoolt Eestit, laboriuuringuid, ja mida me kindlasti ka tulevikus jätkuvalt tellime, et on olemas tõesti ka harvikhaigused, väga haruldased uuringud ja me ka praegu kasutame ka teisi laboreid maailmas, kui on vaja seda teha. Et selles osas kindlasti. Nüüd Eesti laboritel, kui me räägime labori kvaliteedist Eesti akrediteeritud laboritel, siis ma arvan, et nendel laboritel ei ole põhjust ennast halvemini tunda maailma tipplaboritega, sest me kontrollime, tegelikult me teeme pidevalt võrdluskatseid omavahel ja hindame oma kvaliteeti ja oleme veendunud, et meil selles osas, mis me teeme, on võimalik saavutada maailma tipplaboritega võrreldavat kvaliteeti. Ja kolmas eripära, mis võib-olla Eesti laboritel on just selle väikese tõttu, et kui maailma tipplaborid on sageli väga spetsialiseeritud, et nad teevad näiteks ainult mikrobioloogiat, siis meil näiteks Eestis teevad haiglate laborid ja ka eralabor tegelikult kõiki valdkondi, mis on vajalikud suuremas või väiksemas määras, et meil on nii hematoloogia, kliiniline keemia, mikrobioloogia, molekulaar, veregruppide uuringud ja nii edasi. Aga kas te näete seda, te alguses mainisite, et peaaegu 70% diagnostika otsuseid tehakse erinevate laboriuuringute põhjal või nii-öelda oluline komponent on see laboriuuring seal, et kas see number on kasvamas, et kas me näeme tulevikus
seda, et järjest rohkem haigusi on võimalik laboriuuringutega diagnoosida, et kas see mingi viimaste aastakümnete areng näitab, et see trend on sinna suunda? Ja ikka, uusi uuringuid tuleb kogu aeg juurde ja kindlasti on see sama jätkub ka tulevikus. Et just nii-öelda immunoloogia valdkonnas, molekulaardiagnostika, geneetika valdkonnas, nakkushaiguste uuringute valdkonnas kogu aeg tuleb uusi uuringuid juurde. Et kindlasti see arv järjest suureneb, et tänu sellele muutub ka järjest olulisemaks see nii-öelda otsustustugi tellijatele, laborite poolne. Et samas kui meenutada seda sõrmeotsa verevõtmise aega, kus oli võimalik tellida 3-10 uuringut, siis praegusel ajal tegelikult on meil vaja seda otsustustuge ja abi pakkuda nii oma kolleegidele kliinilises meditsiinis kui ka kindlasti patsientidele, kes soovivad ise ühte või teist osa oma tervisest kontrollida. Kui suur on täna inimese osa selles analüütikas, et nii-öelda arvutite eelsel ajal ju inimene spetsialist vaatas mikroskoobi all seda verd ja tegi selle põhjal, luges kokku seal erinevaid objekte ja tegi selle põhjal nüüd otsuse, et hetkel on vist järjest rohkem asju, mis on automatiseeritud ja arvuti teeb selle otsuse, et milline see inimese roll siin on, et ilmselt inimene ju eksib sagedamini kui masin ühest küljest, teisest küljest masin on rumalam kui inimene täna. Et kuidas sellega lugu on? Eks see inimese roll on sama oluline, kui oli siis, kui inimene tegi silma alusel kõik otsused. Lihtsalt see roll on natukene muutunud. Et kõik need masin ei otsusta ise midagi, kui inimene ei ole seda sisse kirjutanud, kuidas ta peab otsustama. Ka neid otsuseid me vaatame kogu aeg üle. Kindlasti on standardiseeritus parem, ehk meie nii-öelda kahe indiviidi vahelised erinevused on väiksemad selle puhul. Aga kõik selleks, et neid masinaid juhtida, õigeid otsuseid tegema, et need on ikkagi endiselt sama töömahukas kui siis, kui vaadati mikroskoobiga ja loeti kokku erütrotsüüdid ja leukotsüüdid. Nii, aga sellega tõmbame otsad kokku. Aitäh Põhja-Eesti Regionaalhaigla labori juhataja ülemarst dr. Marge Kütt ja mina olen Hando Sinisalu. Suur tänu kõigile kuulajatele ka.